Tere, mina olen Martin ja see, mida te praegu kuulate, ei ole presidendi kõne, vaid kõne eestlaselt eestlasele, südamest otse südamesse. Eestlased, me oleme sel aastal ikka väga palju kannatanud. Võihind läks kallimaks, bensiinihinnad on tõusnud, varsti tuleb suhkrumaks, kõik maksud lähevad aina kallimaks. Ka minul on rasked hetked olnud, kõik need trahvid, avariid, seadusrikkumised, eraeludraamad, aga te ei näe mind siin vingumas, sellepärast et vingumiseks polegi põhjust, mis meil viga on. Kõigil on kõht täis, patus pea kohal ja kõik on normaalne, on küll erandid, aga siiski igas riigis on täpselt samamoodi. Kõik need mured ja raskused, mis meil elus on ja tulevad, ei ole selleks, et me hakkaksime nutma ja põdeksime nende pärast, vaid nad tulevad selleks, et teha meid tugevamaks. Mul on koolis raske, mul on tööl raske, mul on eraelus raske. Väga hea, et on raske, sul pole vähemalt põhjust passimiseks. Sul on põhjust teha midagi enda ajaga enda jaoks. Mina olen tihti peale öösiti kaua üleval, mitte selleks, et kellelegi midagi tõestada või üldsegi midagi head teha, vaid ma teen seda sellepärast, et mina naudin seda, see on aeg minule endale. Paljudel meist on raskused siis, kui meist oodatakse midagi, kõik soovivad meist midagi, soovivad meist nii palju, et ajab isegi vihale ja ajab stressi peale. Vanemad, õpetajad, sõbrad, kõik tahavad midagi ja tea, mis ma ütlen teile, et ka mina tahan midagi. Kõik me tahame midagi ja ainus inimene, kellele tuleb loota, oled sina ise, mitte kellelegi teisele, vaid sina ise teed kõik ära. Mina võtan vastu otsuse, mina teen kõik, mis vajalik selleks, et elada oma enda elu. Jah, keegi käskis mul kogu töö ära teha ja võtta vastutus enda peale. Mis siis? Alati on võimalus öelda ei, kui sa seda sisimas ei soovi teha. Kui sa midagi pead tegema, öeldakse sa pead, tegelikult sa ei pea, kui sa seda ei teha. Ja ärge võtke mitte tegemise tahet võrdsena laiskusega. Laisad me oleme sellepärast, et me tunneme mugavust enda praeguses elus. Ja kui me ei ole enda praeguse eluga rahul, siis mis me teeme? Siis me muudame enda praegust elu ja liigume edasi. Võtame asju ette, mida me ennem pole teinud. Paljud meist mõtlevad, et peaks midagi tegema, mõtlete, unistate, et mul tuleks see väga hästi välja. Aga mis on puudu? Esimene samm on puudu, tuleb teha see esimene samm. Ma tahaksin saada ettevõtjaks, aga ma ei saa minna, sellepärast ma peaksin koolis käima, saama vastava hariduse. Miks, mille jaoks? Kas miski takistab sul praegu võtta asi kätte, uurida nii palju, kui sul võimalik, et saada ettevõtjaks? Ei, ja nüüd küsimegi ise endal, kas see siis takistab meil tegema seda, mis meile meeldib, see, et meil pole praegusel hetkel 100% võimalust sellega tegeleda. Ei, sa ise tekitad endale selle võimaluse. Ja me ei pea tundma end hästi, öeldes teisele halvasti, kes üritab sellega tegeleda. Võta ise samamoodi asi kätte ja vaata, kuidas siis tuleb. Ja öelge halvasti, öelge kõik mulle halvasti. Sellepärast mina teid ei kuula, mina võtan kõik selle negatiivsuse ja suunan selle energiaks edasi ja teen veel paremini, kui ma enne tegin. Võt sellepärast, et teile näidata koht kätte. Ja mina ütlen teile, uuel aastal mina ei tee mitte ühtegi lubadust, vaid ma jätkan sama teed, mida ma olen ennemgi jätkanud. Ja kõik, kes te mõtlete, et mis tee see on, see polegi oluline, iga inimene teab ise, mis tema tee on ja see ei pea mitte kellelegi selgitama seda, vaid ise endale, vaid võtta asi kätte. Nii et teeme niimoodi, et uuel aastal me kõik võtame asjad enda kätesse, jätkame samamoodi nagu eelmistel aastatel, aga aina paremini. Ja kõik, kes te tunnete, et pole olnud nii hea aasta, kui soovite, või kui tunnete, et teil on hea aasta, väga hea tähistamiseks on ikkagi põhjus, sellepärast, et võtame selle klaasi kätte ja tähistame seda, et meil tuleb veel parem aasta. Head uut aastat!